Stodomi tegevuse ja populaarsuse selgitamiseks tuleb liikuda peaaegu 60 aastat tagasi tollasesse Eesti punaminevikku. Eesti Vabariigist oli pärast teist maailmasõda saanud hoopis teistsugune riik, mille oli okupeerinud totalitaarne režiim. Kõik oli piiratud ja keelatud. Veidi leevendust tõi sellele pärast Stalini surma niinimetatud Hruštšovi sula, millele aga järgnes kohe Brežnevi stagnatsioon. Igasugune põrandaalune tegevus oli taunitud ja isegi kui teostega otseselt võimu vastu ei astutud, keelati sageli neid eksponeerida või avaldada. Ühelt poolt oli kunstimaastik ja ühiskond valmis fotograafia edendamisele ja selle muutumisele. Teisalt kartsid võimuesindajad fotograafia kui meediumi liiga ausat ja ohtlikku dokumentaalsust. Fotogrupp Stodom sai alguse 9. novembril 1964. aastal Tallinnas, kui seltskond ärksaid fotograafia eraldas end riiklikest fotoklubidest. Kaljo Suur, Peeter Tooming, Andrei Dobrovolski, Tatjana Dobrovolskaja, Rein Maran ja Boriss Mäemets, hiljem veel Peep Puks ja Tõnu Tormis, lõid kogu toonases Nõukogude Liidus esimese ning täiesti ainulaadse loomingulise koosluse. Tol ajal olid lubatud vaid niinimetatud ametlikud fotoklubid. 18. mail 1966. aastal toimus Teaduste Akadeemia raamatukogu foajees grupi jaoks otsustav näitus Maal, graafika, foto. Autoriteks peale Stodomi fotograafide graafikud ja maalikunstnikud Jüri Arrak, Raivo Korstnik, Olav Maran, Enn Põldroos, Eevi Tihemets ja Renaldo Veeber. Aastatel 1966–1975 täitis Stodom tähtsaimat kontseptuaalse kaamerapõhise kunsti ja fotokunsti populariseerija rolli Eestis. Pildil oldi nii teles, ajakirjanduses kui ka fotonäitustel 1990. aastate keskpaigani. Rühmitusel oli oluline roll uue modernistliku kaamerakeele kujunemisel, väljendades fotograafias individuaalsust ja luues hõbeželatiin ja kromogeenfotodel baseeruvate eritehnikate abil kunstilisi vorme. Tänini on säilinud mitmekesine arhiiv Eesti kunstis mastaapset rolli omanud ja 90. aastate fotokunstile teed rajanud fotogrupp Stodom loomingust ja materjalidest, mida hoiustatakse fotomuuseumis. Peeter Tooming, olles Stodomi ideoloogia eestvedaja, kandis suurel määral näituste välismaale organiseerimise rolli. Ise oli aga aktiivne fotokunstnik, viimistledes oma projektid viimseni. Tema kontseptuaalsed teemad algasid 1966. aastal, kui ta kombineeris sõjateemalisi ajalehe väljalõikeid fotograafiaga. Sulatas emulsiooni, väljendades niiviisi meie keskkonna muutumist. Ka läbi aktiseeriate väljendas ta igatsust ja püüet raudse eesriide tagant välja saada. Fotoga Miks pälvis ta 71. aastal Rahvusvahelise Fotoföderatsiooni kuldmedali esimese eestlasena. Toominga mastaapseim projekt oli aga 1990. aastate keskel välja antud 9 trükisest koosnev raamatuseeria, 55 aastat hiljem, mille puhul ta Karl Sarapi 1930. aastate fotosid taas ülepildistas. Tulemuseks oli 2 kõrvuti seisvat kujutist Eesti Vabariigist ja vahel pea 50 aastat Nõukogude Liitu. Kaljo Suur oli viljakas portretist, aktiivfotograaf ja tänavafotograafia viljeleja. Tema portreed katavad suure osa 1970. kuni 2000. aastate kultuurielust ja on kasutusel siiani. 1960. aastal üles võetud Must akt oli esimene kogu Nõukogude Liidu ajakirjanduses avaldatud aktifoto ja Liivakell on nende Eesti fotoajalukku sisse kirjutanud. Soovitan lugeda siinkohal emotsionaalset lugu Liivakellast, Kaljo Suure suurest päevapildiraamatust. Suur pildistas kõike ja kõikjal. Ta oli ülimalt produktiivne ja sellepärast on tema kaamerast tulnud ka meeletult häid kaadreid igapäeva eluolust. Fotograaf suure algustähega. Rein Maran on eelkõige tuntud kui looduse mees. Praegugi jõuliselt Verete jahi žüriis ja teistel loodusfotokonkurssidel figureeriv fotograaf oli ülimalt põnev fotokunstnik 1960. ja 70. aastatel. Maran oli üks esimesi värvifotograafia viljelejaid Eesti fotokunstis ja muidugi tuntud oma Siberi fotode poolest. Marani jõuline portree nimega Teekond illustreerib meile hästi 1970. aastate modernistliku portree käsitlust. Ülilainurk optikaga üles võetud mees on kuidagi lummav, tagaplaanis olevad inimesed loovad fotole dünaamilisust. Autori sõnul on see pildistatud Tallinnas, kuigi võiks arvata, et mõnel Põhja-Jäämere äärsel ekspeditsioonil. Andrei Dobrovolski on ääretult põnev figuur Eesti fotoajaloos. Tema sürrealistlikud ja igavikulised montaažid on täis emotsioone, kirge ja elutarkust. Seeria Sünd on allveefotograafiline kollaaž Nõukogude Liidus ametlikult veel tundmata, kuid juba mitteametlikes testasutustes praktiseeritud sünnitus- ja veeteraapiatest. Tema teos Solarisatsioon, mis ka esimesel Stodomi näitusel Maal graafika foto osales, peegeldab meile tollast võimurežiimi ja maalib pildi lausa orwellilikust düstoopiast. See foto on saanud hilisemalt palju kriitikat ning nii mõnelgi näitusel ära keelatud.
Tatjana Dobrovolskaja oli Stodomi ainus naisliige. Töötades filmistuudios Tallinn filmfotograafina leidub tema fotokunstist palju filmiteemalist ja seetõttu omandavad tema fotod kindlasti filmiajaloolise lisakihistuse. Töö nimega Kaader maalib meile justkui juhusliku momendi postist mööduvast kaabuga mehest. Lähemal vaatlusel selgub aga, et mees piilub läbi käsipuvõre. Aasta oli siis 1975. Boriss Mäemetsa arhitektuurilised võtted, abstraktsed momendid ja eelkõige moefoto olid uudsed 1960. aastatel ja on seda kummalisel kombel siiani. Mäemetsa looming tundub mulle kõikidest Stodomi autoritest ajatumana. Olles esimene moefotograaf Eestis, lõi ta sisuliselt selle žanri siin piirkonnas oma isikliku tunnetuse põhjal. Olles 1970. aastate algusest ka kaamerafirma Hasselblad ainuesindaja Nõukogude Liidus, sai ta kasutada parimat võimalikku tehnikat. Peep Puks liitus Stodomiga 1972. aastal ja ta oli Kikendi köki perioodi alguse juures. Tema näitus Linn koosneb erilisest kaamera käsitlusest, lainurkoptika ja punase filtri kasutamisest. Puksi enda sõnul sai ta pooleks päevaks lainurkoptikat kasutada, sellest valmis aga meisterlik seeria arhitektuurist, tänavafotost ja abstraktsionismist. Puks tõi Stodomisse poeetilisust, tema kirjandusteemalised seeriad andsid võimaluse näha Tammsaare kui ka Joyce'i raamatutes olevatele asupaikadele. Tõnu Tormise Stodomi periood jäi võrreldes teiste liikmetega suhteliselt lühikeseks, kuna ta liitus rühmitusega alles 1981. aastal. Tema põhiline eristuvus teistega võrreldes oli uus kaamerakeel ning modernistlike võtete puudumine. Sellegi poolest võtab tema tuntuim teos Koridor kokku fotogrupi suurima mure, võimu teema. Võib tunduda uskumatuna, et loovisik ei saa end väljendada vabalt, kuid nii just tollal oli. Koridori süžee, millest tundmatu meesfiguur veab endaga kaasa alasti naist, on šokeeriv, kuid räägib tolleaegsest ajast ja loovisikutest palju. Fotomuuseumi välja antud kogumik, Stodom tähekombinatsioon, mis muutis Eesti fotograafiat, on esmakordne, kokkuvõttev ja illustreeritud käsitlus Eestist 1964. aastal loodud fotokunstirühmitusest, sisaldades ajaloolist ja kunstiteaduslikku ülevaadet ning fotogruppi Stodom autorite loomingut. Raamatus saab lähema ülevaate rühmituse tegevusest ja loomingust. Siin näeb seni avaldamata töid ja tõelisi tähtteoseid. Tallinna Linnamuuseumi fotokogu vanemkoguhoidja Tanel Verk on kirjutanud Stodomi faktoloogia. Kunstiteadlane Elnara Taidre lahkab nõukogude perioodi kunstimaailma Stodomi vaatepunktist. Autoreid sissejuhatava teksti kirjutasid Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse 3. kursuse tudengid. Täismahus nii eesti kui ingliskeelne raamat sisaldab arvukalt lisamaterjali, seletusi ja fotosid. Raamatu koostaja on Tallinna Linnamuuseumi fotokogu vanemkoguhoidja Tanel Verk, toimetaja kunstiteadlane Heie-Maria Treier, kujundaja Sandra Verk. 144 leheküljeline kõvaköites raamat on paralleelselt eesti ja inglise keeles.